Kombineeritud arukas treening on see, mis tagab kõige kiiremad ja paremad tulemused ning staatusklubi on just see koht, kus võiks seda harrastada. Milleks on erinevate treeningute külastamine kasulik ja vajalik? See on vajalik tegelikult treeningute mitmekesistamiseks. Ehk siis tavaliselt on see, et inimesed hakkavad ühte kindlat asja tegema väga tihedalt, väga järjepidevalt ja võib-olla 2-3 kuu pärast on kogu see nii-öelda entusiasm kadunud. Aga seda on sellepärast vaja, et kui sa tegelikult treenid nädalas korra 2 jõusaalis, treenid paar korda võib-olla aeroobikat, bodypumpi, spinni juurde sinna, see on nagu väga mitmekülgne ja mitmekülgne treening tegelikult annab nagu kehale ka selle soovitud vormi palju kiiremini, kuna see töö ise on nii-öelda entusiastlikum treening, sest iga kord sa oled nagu uues kohas ja teed uusi asju. Kuidas omavahel sobivad kokku bodypump ja jõusaalitreening? Nad sobivad tegelikult kokku väga hästi, kuna nad on ikkagi erinevad lihastöö režiimid. Arvatakse, et mõlemad on nagu kangiga ja töö on täpselt sama. Tegelikult see päris nii ei ole, sest bodypump siiski on väga tugeva lihasvastupidavuse suunitlusega. Aga jõusaalis me saame treenida ka rohkem sellist lihasjõudu ja ka mõnel määral saame suunata rohkem harjutusi just spetsiifiliselt nagu rühi parandamisele või ka teatud mahajäänud lihasgruppide arendamisele. Siin saab lihtsalt kava nagu teha erinevamaks. Bodypumpis on üks ja sama kava päris pikka aega. Aga milleks just jõusaali treeningud hästi head on, et mida nad üleüldises pikas perspektiivis meie kehal annavad? Pikas perspektiivis tegelikult annavad nad meile rühi ja just tegelikult, kui me vaatame igapäevaelu, siis me istume väga palju arvuti taga ja millega kaasnebki see nii-öelda rühihäired, et natukene see rinналihas tõmbub kokku, seljalihas nagu venib, põlad liiguvad ettepoole. Aga jõusaalis on võimalik natukene siia nüüd teha vastandtööd, ehk siis seda teha nagu seljalised tugevamaks, rinналihased veidike venitada ja lihtsalt see rüht läheb paremaks. Me teame, et mida head toob kaasa bodypump, mida tasub jõusaal, aga mis on aeroobika plussid? Aeroobika plussid on kindlasti üks emotsionaalne osa, sest tegelikult inimesed jagunevadki päris kaheks, et on need, kes ütlevad, et nad ei saa jõusaalis käia, kuna see on liiga monotoonne ja igav. Samas aeroobika inimesed tunnevad jälle, et emotsionaalselt on just aeroobika nende jaoks õige. Et tegelikult aeroobika annab sellist aeroobset ja ka lihasvastupidavuslikku treenitust ja on ka üks hea võimalus nagu enese vormi viimiseks. Paljudel on arusaam, et kui käia jõusaalis, siis tulevad suured lihased ja kuidas on see rasvapõletamise osa jõusaaliga? Suurte lihastega on asi hästi lihtne. Kui te omate ülihead geneetikat, siis on kindlasti lihas võimeline kasvama päris kiiresti ja päris suureks. Mina olen oma päris pikas treeneripraktikas, mis on siis nüüd pea juba 15 aastat, olen näinud selle aja jooksul ühte inimest. Nende tuhandete klientide või isegi võib-olla 10 000 klientide seast, kes on tõeliselt andekas inimene, kelle see lihas kasvab. Ülejäänud ei ole näinud kahjuks siin. Aga nüüd, et kui ma ikka jõusaali tulen, kas mul rasvad hakkavad ka põlema siis? Rasvade põletamine on üldse kinni üldises energiakulutuses, mida intensiivsemalt sa treenid, seda rohkem sa nagu kulutad, et pigem on siin küsimus selles, et tuleb liigutada ja küll need rasvad ka põlevad, kui on toitumine paigas.